Tere hommikust siit Koorastest. Tervitused kõigile, pole ammu näinud. Mis mind siis siia Koorastesse toob, on Kõlleste rattamaratoni matkasõit. Täna siis matkasõit ja nagu ikka põhjused ka vaimses tervises. Üritan siis toime tulla oma igasuguste ärevuste ja teiste arvamustega mitte arvestamisega. Täna hommikul jälle nagu Simon & Garfunkli laulus, et Hello darkness, my old friend. Kohe oli mandraаж ja ärevus kohal, et lähen rattaga rahva sekka, mida inimesed arvavad. Ja tegin lolli vea ja muidugi vaatasin ka eelmise aasta võistlussõidu tulemusi ja siis vaatasin, et ma tulen ju viimasena finišisse. Ja siis ärevus muudkui kasvab ja kasvab. Aga üldiselt tahaks sellest ärevusest lahti saada, et täna ma juba täitsa saan aru, et see ei ole mõistlik ja tunnen ära selle. Ja siis nüüd teengi siin nii-öelda kognitiivset käitumisteraapiat ja püüan sellest ärevusest siis lahti saada ennast sellele avades. Eks natukese aja pärast kuuleb jälle ilmselt. Rada on tähistatud. Jah, kollased nooled. Ja siis nii ongi. Poole peal saab lühike selle üle. Mina olen raja läbi sõitnud, ma sain nagu täitsa kuiva jalaga. Aga mõnes kohas on need mingid metsa välja või Euroopad või põhjad on plägasid, siis saab servast saab ikkagi sõita. Veekatse on, katta puhtama. Õige jah, üks jõe läbi minema ka. Aga silla pealt saab sõita. Ta oli jääs ju. Ta oli jääs, jah. Korralik jõutamine käib. Üritan savas pidada või püsida. Aga ma ei tea, kas teised on nii palju tugevamad või kõik panevad punases, aga suht raske on. Tšau, Vallen. Tšau, ahoi. Kuule, siin Kõllestes täna siis sõitsime gravelratastega ja mulle tundus, et sa jätkuvalt ikka nagu naudid rattasõitu. Et mis sind nagu rattasõidu juures köidab, et sa oled nii palju oma elus tunde sadulas veetnud, aga ikka sa tuled nagu sadulasse. Mis sind nagu toob tagasi? Vana armi roosteta. 35 aastat tagasi, aasta 88, leidsin enda jaoks nagu tee rattaspordi juurde ja sõna otseses mõttes ema käe kõrval läksime rattatrenni. Aga viimased 10 aastat olen rohkem nii-öelda perefirmasse ettevõtlusesse aega pannud, aga see rattaspordi või rattasõidu sees oled nagu kogu aeg olnud. Aga ma ei tea. Aitab sul nagu, kuidas ma ütlen, siis äri ja pingetega ja igapäevaelu pingetega toime tulla äkki või? Tead, nagu meeldib ja selles mõttes on saab maandada ja nüüd on natukene nagu hasartlikumaks läinud see rattasõit jälle uuesti, sest kompad iseenda võimete piire uuesti ja oled tipus ära olnud, oled põhjas ära käinud ja nüüd on nagu uuesti mingisugused rattasõiduvõlud ikkagi nii õudselt kutsuvad, et tuleb teine hingamine nii-öelda. Jah, 2-3 võidusõitu tahaks aastas ka teha ja need on kõige olulisemad minu jaoks ja kõige väärikamad ja siis ma selle üritan siis selle lühikese ajaga, mis mul muu elu, töö ja pereelu kõrvalt jääb, üritan lühikese ajaga sitast saia teha. Aga räägi mulle, mis sind ennast nagu, mis distsipliin sind ennast kõige rohkem köidab? On see jätkuvalt, ma ei tea, maastikusõit või maanteerattasõit või mis sa arvad sellest nii-öelda kaasaegsest gravel-maailmast? Pigem maantee paneks ikkagi esikohale, kuigi mõtlen tulemusi ja viimase 20 jooksul olen nagu rohkem hinge pannud maastikurattasõitu, aga mina ütleks maanteesõit ja maanteerattasport on maailma kõige ilusam spordiala ja sellest järgmisena võib-olla ma seakski nagu selle uue distsipliini, mis on nagu gravel, mis kogub nagu üle maailma ääretult suurt populaarsust ja mulle meeldib see vabadus, mis see gravel pakub, et sa keerad paremale vasakule üles-alla, kruusateed, asfaltteed, metsateed, et see on nagu uskumatult
avastamata maa veel. Täpselt. Ja rattad on nii vinged ja head, et seda on nagu lust sõita. Millal sind rattamatkadel näeb? Millal sa minuga matkale tuled? Küll tuleb aeg, et lähen ka matkale ja sa inspireerid paljusi ja noh, mõtlen ongi, vaata inimestel on aja leidmise või aja võtmisega on kõige suurem probleem on ju, aga tegelikult aeg tuleb jõuga võtta on ju. Täpselt. Et see on aeg iseendaga olemiseks, lähedaste sõpradega ja eemal igasugustest nutimaailmast ja naudid loodust ja see on väga tore. Aga viimane küsimus, et Momo on mind nagu väga palju juba algusest peale, algusaegadest, oma algusaegadest nagu aidanud ja nüüd, kus mina olen nagu transformeerunud ennast rohkem seikluslikkuse ja matkade poole, et ma tean, et Momol on vähemalt Gravel on juba pildis oma Gravel-pükste ja Gravel-särgiga ja kas sihuke seiklusmatkajate, ma ei tea, sortimendi peale ka mõelnud olete? Ja ikka oleme, aga tegelikult me oleme hästi väike ettevõtte, hästi arenev ettevõtte. Me väga ettevaatlikult ja sellise aupaklikkusega suhtume igasugustesse tootearendustesse ja sortimenti ja see on, aga me lähme nõudlusega kaasa ja me oleme valmis nagu nendeks uuteks väljakutseteks ja nagu ma olen juba silmanud, siis sinuga koostöös me oleme saanud juba väga-väga lähedale maailma tippmatkavarustusele. Väga äge. Muide see uus vest on hästi äge. Mulle väga meeldib. Täna hommikul oli 6 kraadi sooja ainult siin stardijoonel ja selline soe vest oli väga meeldiv ja mõnus peale panna. Kuule, aitäh sulle. Jou. Olen siit Kõlestest Elva poole ära sõitnud, peaaegu Elvas kodus. Ja nagu onu Bella laul ütleb, et siis nüüd on aeg kõike seda meenutada. Et tegelikult oli äge, alguses oli natuke raske. Et mingid vanad mustrid tõid välja, hirmud ja et kas ma ikka peaksin pingutama või ma peaksin teistest maha jääma või ma peaksin, ma ei tea, ettevaatlik olema. Aga siis sain nagu hirmudest jagu ja otsustasin, et mis seal ikka, sõidan koos teistega ja naudin ja ei huvita teiste arvamus. Ja tegelikult oli äge. Tore oli Allaniga juttu ajada. Tore oli veel paari tuttavaga seal juttu ajada. Paari võõra inimesega ajasin juttu. Jälle edasiminek ja enese ületamine. Natukene on pinge maas enne järgmist nädalat, aga mitte täielikult. Eks tuleb endaga rohkem veel tegeleda. Aga muidu tunne on positiivne. Järgmise korral.